Elus tuleb sageli hetk, kus seisame ristteel. Kas valida turvaline, mugav ja etteaimatav tee või hoopis astuda ebakindlale, kuid potentsiaalselt edukale rajale. Paljud inimesed soovivad edu, unistuste täitumist ja tähendusrikast elu, kuid samal ajal ei ole nad valmis loobuma mugavusest, harjumuspärastest mustritest ja igapäevasest turvatundest. Siin peitubki paradoks. Edu ja mugavus ei ela samal tänaval. Mugavus tähendab sageli stabiilsust ja väikest riski. See on meeldiv ja turvaline koht, kus ei pea silmitsi seisma oma hirmude, eksimuste ja tagasilöökidega. Kuid just need ebamugavad kogemused on sageli need, mis viivad inimesi edasi. Iga uus oskus, iga suur saavutus, iga unistuse täitumine nõuab midagi. Energiat, pingutust, järjepidevust ja tihti ka ebakindluse talumist. Edu saavutamine nõuab seega valmisolekut astuda välja oma mugavustsoonist. See tähendab varajasi hommikuid, pikki tööpäevi, ebaõnnestumisi ja õppetunde, mis võivad tunduda valusad. Kuid just seal, kus tekib ebamugavus, tekib ka kasv. Kui tunneme hirmu, kahtleme endas või kogeme takistusi, on need märgid sellest, et liigume tegelikult edasi, mitte tagasi. Võtame näiteks sportlased, ettevõtjad või loojad, kes on saavutanud midagi erakordset. Ükski neist ei ole jõudnud tippu lihtsalt selle tõttu, et neil oli mugav elu. Nad pidid tegema ohverdusi, seisma silmitsi hirmudega ja liikuma läbi hetkede, mille oleks olnud palju lihtsam alla anda. Aga nad ei teinud seda. Nad kasvasid läbi ebamugavuse. Ka meie igapäevaelus avaldub see valik pidevalt. Kas jääda rahuldavasse, kuid arengu mõttes seisvasse olukorda või astuda samm tundmatusse, riskida ja võimalusel saavutada midagi enamat. Olgu see siis seotud töö, suhete, tervise või isikliku arenguga, iga kord, kui valime kasvutee, valime samas ka ajutise ebamugavuse. On oluline mõista, et ebamugavus ei tähenda alati kannatust või ebaõnne. Vastupidi, see võib olla tee tähenduslikuma, vabama ja inspireerivama elu poole. Kui sa ei tunne enam väljakutset või kui kõik tundub liiga lihtne, võib see olla märk sellest, et oled jäänud paigale. Ja paigalseis on vaikselt hääbuv võimalus. Seega, kui sa soovid midagi suurt saavutada, oma unistusi ellu viia, mõjutada teisi või avardada iseenda võimalusi, pead sa olema valmis kõndima mööda teed, kus mugavus ei ela. Sest just seal, ebamugavuse tänaval, elab edu. Aitäh ja peatse kuulmiseni!